näen ennast nagu kõrvalt just täna mõtlen selle peale, et ma alles eile vist mõtlesin ka selle peale. Ma olen viimasel ajal, ma arvan viimased äkki 3-4, võib-olla isegi pool aastat juba hästi nagu kuidagi nagu vähe teen. Tunnen ma teen nagu vähe. Ja samas väga palju asju nagu on ripakil ja vajab tegelikult nagu palju rohkem tegemist ja mul tegelikult on aega, et teha rohkem. Aga minus ei ole nagu seda vaimset ressurssi täna enam nagu pingutada mitmel rindel nii nagu võib-olla paar aastat tagasi. Ja see on nagu huvitav kogemus olnud ja olengi mõelnud huvitav, et kas mul nagu jääb nüüd, tekib mingi FOMO koht, et kas mul jääb nagu midagi nagu saavutamata kiiremini, selle tõttu ma vähem nagu teen või peaks ikkagi ennast kokku võtma, jalad kõhu alt välja viskama, ikkagi ära tegema sunniviisiliselt. Sest ma olen muutunud nagu laisemaks, ma näen, mingites tegevustes ja mingites panustes, et hea näide nagu vanasti oli see, et ma võisin, ma ei tea, laps läks magama, või isegi kui last ei olnud, läks õhtu jõudis kätte ja siis ma võisin see vabalt teha tööd mingi siganes kellani. Täna nagu peale 10 tegelikult ma väga ei viitsi enam midagi teha. See tundub nagu täiesti jabur, ma hakkan öösel tegema tööasju. Ja ma võin seda lõpuks teha, aga tegelikult see on jälle järgmise päeva arvelt. Energia arvelt just. Ja siis teistpidi ma näengi seda, et inimesed on ümber ja see on see koht, mis me nüüd kõik teeme paratamatult, aga mina teen vahepeal seda. Kukun võrdlema ennast teiste inimestega. Ja oi, kui vastik tunne tegelikult tekib. Kui ma vaatan siin mõningi tuttavad, kes on nagu, mulle kohati tunduvad, nad steroidide peal töötavad. Et ma ei saa aru, kuidas nad nagu võimalik üldse on. Ja kas neil üldse mingit nagu eraelu või enesearmastust või eneseväärikust on või on kõik nagu töö ongi elu. Ja siis tekibki see koht, et äkki peaks ka rohkem pingutama.